kõnetused. See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste. Kui kõne kõnetab. Kõnetused. Te kuulate, vaatate saadet Kõnetused, mille signatuur on äsja kõlanud eetris. Täna oleme üheskoos peapiiskop Urmas Viilmaga Tartu stuudios. Ei ole siin esimest korda, aga sügise hakul esimeste lehtede langemisel on veel õues kaunis päikesepaisteline karg nädal. Samas on üle maal käinud juba öökülmad ning hommikul peab autoaknaid puhastama jääkaabitsaga. On ka sügiseti tavaliselt pööratud tervisele rohkem tähelepanu, eriti meeste tervisele, ja kui mõni nädal tagasi panin tähele, et peapiiskop on kutsutud ühte saatesse, kus siis meeste tervis eriliselt on fookusesse võetud, oli vaja ühte kõneisikut, kes räägiks vaimsest tervisest. Saate salvestuse ajal aga tuli ette ootamatusi, mille tõttu me näeme pildilt ka liikumas Urmase ühte kätt peapiiskopina. Teist kätt hoiab ta enda keha vastas. Kuidas siis tervisenõustamine läks nii, et osa tervisest nüüd kaduma sai minna, ja tänases saates siis esitab küsimusi piiskop Antti Toplaan. Ja tere ka minu poolt siis saate kuulajatele ja vaatajatele. Sul on õigus, sügiseti tegelikult on erinevad meeste tervisele suunatud programmid. Oktoober on vaimse tervise kuu ja november ongi meeste tervise kuu. Ja see, et mina suvel ja ka kevadel pidasin sabatit ja see on ka jõudnud avalikkuse tähelepanu alla suuremal vähemal määral ja selle sabati taust on inimestele meelde jäänud just sellega, et peapiiskop püüdis siis vältida läbipõlemist ja ka siis sellist vaimset stressi maandada, selleks võttis puhkuse. Siis nüüd on juhtunud nii, et kui ma olen sabatilt tagasi ja uuesti aktiivne oma peapiiskopi ülesannetes, siis erinevad meediakanalid on võtnud minuga ühendust, et äkki võiksin mina siis olla valmis just nimelt selle vaimse tervise teemadega seoses olema selline kõneisik või teatud mõttes ka see, kes siis võiks olla mingisuguseks eeskujuks niivõrd kuivõrd. Ja ma olen olnud sellega põhimõtteliselt nõus. Ehk siis mul on tunne, et kõneleda vaimsest tervisest avalikkuses, kui ma saan sellega kuidagi kedagi aidata või julgustada oma tervist hoidma, nii füüsilist kui vaimset, siis oleks see hea. Aga sinu küsimus iseenesest ju puudutab seda, et miks mul käsi kaelas on. Ja tõepoolest Rahvusringhäälingu meeste tervist puudutav saade või saatesari minu puhul valis siis välja minu kui vaimse tervisega tegeleva või vaimse tööga tegeleva inimese puhul valis välja siis justkui tasakaaluks ühe füüsilise tegevuse ja juhtus niimoodi, et selleks füüsiliseks tegevuseks, mida siis saates taheti minuga koos filmida, oli hobusega ratsutamine, mida ma elu sees teinud ei ole. Ja juhtus niimoodi, et selle hobusega ratsutamine lõppes minu jaoks hobuse seljast maha kukkumisega või hobune teatud mõttes aitas kaasa minu maha kukkumisele. Võtan nüüd kinni, kes seal rohkem vastutav on, aga lõppes see siis tõepoolest luumurdudega, rangluu on murtud ja ka 3 roiet. See nüüd ei takista mind jätkamast oma igapäeva tegevusi, küll aeglustab neid pisut ja
ja on asju, mille puhul ma näen, et ma ei olegi tähele pannud, et ma vasaku käega midagi sellist olen harjunud tegema, kui ma nüüd tahan teha midagi vasaku käega, mis on mul kaelas, siis selgub, et ahah, vaat see oli siis see tegevus, mida ma olin harjunud vasaku käega tegema, kuna ma nüüd paremaga enam pean õppima selle asja tegemist. Aga iseenesest terviseteemad on muidugi olulised ja me peame nendest rääkima ja kirikus samamoodi, ehk siis ka minu sabatile tähelepanu tõmbamine on olnud ju seotud sellega, et ka vaimulikud meie oma Luteri kirikus võiksid oma puhkust, milleks neil õigus on tõepoolest ka kasutada ja kogudused, kellel on siis ka mure ju oma vaimuliku tervise või toimimise pärast, peaksid ka julgustama vaimulikke puhkust võtma, rääkimata siis seda, et võiks tulevikus olla ka neid vaimulikke, kes kasutaksid ka sabati puhkust, ehk siis pikemat puhkust selleks, et mitte läbi põleda või oma tervisega siis riskida. Ja eks see vaimne tervis tähendab mustri muutumist, et ma nüüd ei julgusta kõiki minema ratsutama hobusega, eriti olukorras, kus seda varem ei ole tehtud, aga teatud oma elu mustri muutumine või muutmine, eriti puhkuse võtmes, on kindlasti see, mis värskendab ja tervistab, nii et seda ma julgustan tegema küll. Aga minul endale praegune olukord on omamoodi uus, mul on tõsi rangluumurd olnud kunagi lapsepõlves. Ma sellest väga palju ei mäleta, aga ma ei mäletagi sellest sellepärast ilmselt nii palju, et järelikult ma sain kõik asjad tehtud, mis ma lapsena tookord teha tahtsin, mis siis, et mul rangluu katki oli. Nüüd ma pean seda sama siis püüdma teha täiskasvanuna. Et parem on siis ennetada selliseid probleeme kui võimalik, aga on ka ootamatusi. Ja kes teab, et kui oleks läinud purjetama tormisilmaga, oleks võinud midagi muud juhtuda või juhtumata jätta. No, jumalale tänu muidugi, et ka see hobuse seljast kukkumine lõppes kõigest siis mõne luumurruga ja tegemist selliste luudega meie kehas, mis otseselt ei takista igapäevaelu. Jumalale tänu, et ei juhtunud hullemat, on see siis selgroovigastus või kaelaluumurd või peapõrutus, kõik need asjad hoidis Jumal või oli see kaitseingel ära, nii et tänu selle eest. Jah, kui me seda saadet salvestame, on ka kaitseinglite päev, nii et väga kohane märkus. Sinu sabati puhkus on lükanud edasi mingeid kohtumisi, sinu abilised piiskopid on täitnud siis jooksvaid ülesandeid, nii et sul on olnud võimalik natukene puhata, eemal olla, järele mõelda. Ma saan aru, et siseminister Igor Taro on kibelenud sinuga kohtuma ja on jõudnud ära oodata sinu naasmise ning te kohtusite hiljuti. Polegi siis kohtunud temaga tema ametisoleku ajal? Jaa, no juhtus niimoodi, et mina läksin just oma sabatipuhkusele, kui minister vahetus ja Igor Taroga väga põgusalt varasematel aegadel kokku puutunud, aga kui oli üks ökumeenilise sündmuse selline järelüritus Tallinnas Niguliste muuseumis, siis minister isiklikult pöördus mu poole ja ütles, et ma olen juba jõudnud peaaegu kõikide teiste konfessioonide juhtidega kohtuda, aga vot Luteri kirikuga on jäänud see kohtumine veel toimumata. Ja siis ma ütlesin, et näed, et kui minister kutsub ennast külla, siis tuleb ikkagi seda kiiresti lahendada. Ja tore oli näha, et minister leidis kohtumiseks aja väga kiiresti, umbes nädalaga oli meil see aeg kokku lepitud või nädal hiljem oli see aeg kokku lepitud ja minister tõesti võttis. Minul jäi tunne, et temal oleks isegi rohkem aega olnud, aga kuna mina ruttasin lennuki peale, siis me saime oma kohtumise umbes 1,5 tunniga lõpetatud. Kohtusime, näitasime ministrile koos Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkruga ka Toomkirikut, näitasin ka kiriku valitsuse hoonet ja oli meil ka aega istuda laua taha ja pisut rääkida kiriku rollist ühiskonnas, kiriku ja
kiriku ja riigi vahelisest koostööst ja ütleme nii, et see kohtumine oli väga, väga meeldiv ja konstruktiivne. Kas sellele nüüd kuidagi järgneb mingisuguseid järgmiseid konkreetseid samme, eks seda aeg näitab, aga loomulikult on lihtsam ka edaspidi suhelda ministriga, kellega siis on olnud ka sellise isiklikum kontakt. Et see oli väga, väga meeldiv kohtumine ja kohtumisel osalesid ka usuasjade osakonnast nii Ilmo Au kui Ringo Ringvee ja ma arvan, et see oli hea kohtumine. No tõenäoliselt teiste konfessioonide juhtidega kohtus minister kirikute nõukogu kontekstis, kui toimus Vabariigi Valitsuse ja kirikute nõukogu ühiskomisjoni istung, kus sina puhkuse tõttu ei osalenud. Kuidas see formaat edaspidi võiks toimida ja kas see on see koht, kus kirikud ja riik saavad siis nii-öelda läbi rääkida või teineteist kuulata? Riigi jaoks on lihtsam tabada mitu kärbest ühe hoobiga, ehk siis riik kipub liikuma selles suunas, et nad tahavad suhelda Eesti Kirikute Nõukoguga ja Eesti Kirikute Nõukogu kaudu teiste kirikutega või kõikide kirikutega. Meie jaoks kui eestlaste hulgas suurima kiriku jaoks ei ole see mitte esimene valik, sest kui mõelda selle formaadi peale, ehk siis Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu ühiskomisjon, mis koguneb 2 korda aastas ja seal laua taga istuvad erinevate ministeeriumite ametnikud, lisaks siis kõikide kirikute esindajad või juhid, siis laua taga istub suurusjärgus 25-30 inimest ja aja aken, kui koos saab olla ja koosolekut pidada on umbes maksimaalselt 2 tundi tavaliselt, siis tekib küsimus, et kas me suudame kõikide kirikute küsimusi lahendada ja nüüd praktika näitab, et kui Eesti Evangeelne Luterlik Kirik oma spetsiifiliste küsimustega hakkab selles komisjonis siis päevakorda täitma, siis tekib küsimus, et miks ei võiks Eesti Evangeelne Luterlik Kirik siis oma spetsiifilisi küsimusi otse riigiga arutada, sest need on küsimused, mis puudutavad võib-olla just nimelt kõige rohkem meid, näiteks ajalooline kinnisvara ehk siis arhitektuuriväärtused, see puudutab peaasjalikult meid, samas ka siis õigeusu kirikut, kui me räägime ka kunstiväärtuslikust vallasvärast, siis see puudutab meid, kui me räägime muuseumites olevatest kirikuvaradest, mis on siiamaani tagastamata, see puudutab meid, kui me räägime usundi õpetusest, siis on olnud eestkõneleja jälle Luteri kirik, teised ei ole nii innukalt kaasa tulnud, siis tekib jälle küsimus, et kas me peame seda rääkima siis kõikide juuresolekul, samamoodi erinevad juriidilised küsimused, näiteks maamaksu küsimus, kui me räägime seda, et Luteri kirikule on tagastatud kokku 1000 hektareid maid, siis see puudutab jälle peaasjalikult meid, kui me räägime seadusloomest, räägime kaplanaatidest, kus kõige rohkem kaplaneid on taas Luteri kirikul. Ehk siis meie valik oleks olnud jätkata Vabariigi Valitsuse ja Eesti Evangeelse Luteriku Kiriku ühiskomisjoniga, aga see lõpetati ootamatult meile selgitamata põhjusel, mille pärast me ka ei ole oma esindajad tegelikult Eesti Kirikute Nõukogu ja Vabariigi Valitsuse komisjoni nimetanud, sest meile tundub, et meil oleks mõistlik pidada ikkagi dialoogi bilateraalselt ehk siis kahepoolselt riigiga või ministeeriumitega suhelda ja mitte siis kogu aeg kaasa kutsuda ülejäänud meie konfessioone vaatama ja kuulama pealt ja kaasa otsustama siis meie spetsiifilistele küsimustele. See oli ka üks teema, mida me rääkisime tegelikult Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse ja Siseministeeriumi kantsleri Tarmo Miilitsaga kohtumisel, et järgmine ühiskomisjon Eesti Kirikute Nõukogu ja Vabariigi Valitsuse ühiskomisjon on novembrikuus toimumas,
et millised on siis need päevakorrapunktid, mida me arutame nõnda, et see võiks puudutada kõiki liikmeskirikuid või on võimalik panna see ühiskomisjon toimima, kui me oleksime valmis looma sinna alakomisjone. Näiteks hariduse alakomisjon, kus me siis saamegi keskenduda usu või usundiõpetuse küsimusele või võtamegi siis näiteks teeme eraldi kultuuriväärtuste alakomisjoni, ühiskomisjoni alla, kus ei osale kõik kirikud, vaid osalevad siis ainult need kirikud, kellel on kultuuriväärtuslikku vara, mis on kaitse all ja millest ka riik peaks olema huvitatud. Et sellisel juhul, kui sa küsid selle formaadi kohta, sellisel juhul võiks see formaat nagu edaspidi tööle hakata, aga kui see on lihtsalt 2 korda aastas toimuv suur ümarlaud, siis ma ütlen, et meil on mõistlikum oma probleemide ja küsimuste tekkides võtta otse ministeeriumidega ühendust, mida me ka ju teeme, ja arutada. Tegelikult suurepärane näide on ju meie koostöö Muinsuskaitseametiga, mida ju tegelikult sina kiriku poolt ise koordineerid, ehk siis regulaarne kohtumine kord kvartalis Muinsuskaitseameti ja siis Luteri kiriku esindajate vahel, ühised sümpoosiumid, mida korraldatakse. Ütleme nii, et see näitab, et kahepoolne koostöö nendes küsimustes toimib väga hästi, selleks ei pea tingimata kutsuma laua taha veel lihtsalt kedagi kaasa noogutama, eriti olukorras, kus kaasa rääkimist või kaasa otsustamise põhjust pole, kuna ühel või teisel konfessioonil need mured või rõõmud üldse puuduvad, mis puudutab näiteks ajaloolist arhitektuuriväärtust. Äsja on lõppenud ka Muinsuskaitseameti kaudu vanade hoonete korrastamise, renoveerimise, projektide kaasrahastuse esimene voor. Peamiselt on nende aruannete või siis esmalt taotluste kirjutajad, meie vaimulikud, on olnud suur nii-öelda talgupäev, hinnapakkumiste küsimine, mõneti ka tehnilised probleemid ja tõepoolest see on üks hästi suur valdkond ja võib muidugi küsida, et kas koguduse vaimulikud peaksid sellega tegelema või saaks seda ka delegeerida. Aga üldkirikus on toimunud esimene piirkondlik ehk piiskopkondlik sinod ja seda siis 2 aastat järjest, esimesena siis Lõunapiiskopkonna sinod Viljandis, kuhu on siis koondatud 4 praoskonna sinodisaadikud ja vaimulikud. Sina küll kahjuks värskelt saatest tulnuna pidid ajutiselt eemal viibima ehk ennast koguma ja tervist parandama, aga see siiski toimus ja sellise läbiva joonena on käesoleva aasta sinoditel nagu ka üldse kirikus arutelukultuuri aasta ning teemadeks siis nagu kindlasti kuulajad on juba kuulnud või kui mitte, siis käesoleval ja tuleva aasta alguses räägime me pühakirja tõlgendamisest ning luterlikust identiteedist ehk oma usulisest kuuluvusest, et kes me siis oleme konfessioonina, mis on meie jaoks oluline. Ning kui ka ühel sinodil, kus on 4 praoskonna esindajad, tuleb kokku umbes 100 delegaati, siis on arusaadav, et nii nagu ka piiskop Marko Tiitus on öelnud siinsamas raadios, et kõigil muidugi sõnavõttu võimalust ei ole, küll aga kaasarääkimise võimalust ja lisaks ettekannetele on siis selleks formaadiks olnud paneelvestlus, kuhu on püütud siis kaasata ka erinevatel positsioonidel või seisukohtadel või vaadetel olevad nii vaimulikud kui ilmiksaadikud, kes meie kogudusi esindavad ja kuigi sa ise ei saanud seal osaleda, oled kuulnud ja lugenud neid protokolle, valdav kogemus on olnud positiivne ja selline sõbralik ja ka seda, et tõepoolest iga sinodi saadik suuremas formaadis on saanud ka soovi korral sõna võtta ja esimest korda siis on osalenud ka nendel piirkondlikel suurtel sinoditel teiste piiskopkondade esindajatena piiskopid.
Tõepoolest, mina Viljandis toimunud lõuna piiskopkonna siis ühissinodil või praoskondade ühissinodil osaleda ei saanud, just nimelt siis sel põhjusel, et ma olin äsja saanud hobuse seljast kukkudes trauma ja olin siis esmaabi saamas EMO-s. Aga kuna me oleme kokku leppinud, et kõik sinodid toimuvad samasuguse sellise päevakava või printsiibi alusel, siis meie, kes me ootame veel meie oma piiskopkondade sinodeid, mis oktoobri lõpus toimuma hakkavad, me tegelikult ju oleme ka ennast kurssi viinud ja ette valmistatud. Siin on mitu asja. Mina arvan ka, et nii palju, kui ma olen kuulnud, et see Viljandis toimunud lõuna piiskopkonna sinod oli õnnestumine, ütles mulle ka piiskop Marko Tiitus, et kohal oli ikkagi üle 90 saadiku, tegemist on ju saadikutega, kes on saanud mandaadi oma kogudustest, kui nad on sinodile saadetud, need ei ole lihtsalt juhuslikud inimesed, vaid kogudustest mandaadi saanud inimesed, lisaks nii nagu me ka eelmisel aastal esimesi sinodeid korraldades tõmbasime või rõhutasime seda, et üle aastakümnete ja võib-olla esimest korda me oleme süsteemselt hakanud kaasama kiriku jaoks oluliste küsimuste arutelu ringi ilmikuid, meie ilmiksaadikuid ja enam nendes foorumites ei ole vaimulikud enam ülekaalus. Me oleme harjunud kirikuga, kus vaimulikud on ülekaalus ja ilmikud lihtsalt peavad olema kogu aeg päri kõige sellega, mida vaimulikud otsustavad ja kui nad ka päri ei ole, siis leppima siiski sellega, et nad jäävad alati oma arvamusega kuhugi taustale, siis piiskopkondlikud sinodid annavad võimaluse kaasata ja minu meelest see on üks sinodaalse kiriku põhiprintsiip laiendada seda aruteluringi ja see on ka üks luterliku identiteedi juurde kuuluv asi, ehk siis kui Martin Luther piiblit tõlkides tegi piibli kättesaadavaks koguduse liikmetele, lihtsatele kristlastele, siis muutuski ju aktuaalseks just nimelt piibli tõlgendamise küsimus ja on tekkinud ka küsimus sellest, kuidas siis luterlased tõlgendavad piiblit või teatud kirjakohti ja kuidas see erineb sellest või sarnaneb sellega, kuidas teised konfessioonid seda teevad. Ja kui nüüd seda arutelu juhiksid ja osaleksid seal arutelus ainult taas vaimulikud ja me jätaksime ilmikud välja, siis mul on tunne, et tegemist ei oleks luteri kirikuga. Luterlus tähendab seda, et me kaasame. Lisaks me oleme ka saanud ju kriitikat, me oleme saanud teravat kriitikat, et nüüd on käivitunud kirikus konstantne pidev arvamusfestival, mis on lihtsalt pette selline tegevus või asendustegevus. Tegelik plaan on ju see, et kiriku tänane juhtkond, peapiiskop, piiskopid, kirikuvalitsus tahab juhtida kirikut siis sellisesse liberaalsuse sohu ja lihtsalt selliste arutelude korraldamine on demokraatia ja sinodaalsuse mängimine, siis ma ei oska öelda, kas sellest saab konstantne arvamusfestival, aga küsimus on, et mis asi on arvamusfestival, et meil on, et kas sellele väitele peaks vastu vaidlema või peaks selle väitega nõustuma, et me oleme viimased aastad või aastakümme kuulnud suvel toimumast arvamusfestivalist Paides. Ja sellega seoses olen ma ka ise olnud kriitiline, ehk siis seal on erinevad teemad erinevatel lavadel ja arutatakse siis viisil, et esitatakse arvamusi. Ja nendest arvamustest koostatakse siis mingisugused memod või kokkuvõtted. Nüüd on küsimus, kas keegi nende arvamuste pinnalt, mis seal arvamusfestivalil Paides toimub, ka võtab kätte ja hakkab midagi näiteks seadusloomes muutma või mitte, kas nende arvamustega arvestatakse või mitte, või on see siis lihtsalt siis auru väljalaskmise koht. Meie plaan
kui me seda ka nimetame arvamusfestivaliks, no mis siis ikka, ma ei paneks sellele väga negatiivset värvingut külge. Kui see nüüd on kiriku arvamusfestival, mis hakkab toimuma erinevatel teemadel, siis ma siiski julgeksin eristada seda sellest Paides toimuvast arvamusfestivalist juba sellepärast, et see toimub väga selgelt Luteri kiriku niivõrd kitsates raamides, et me räägime ju luterlastest, kes arvamuses osalevad. Me räägime sellest, millisena me tahame näha meie enda oma kirikut, Luteri kirikut, ja need tulemused, mis sealt peaks siis välja kooruma, need siis ka teatud need siis dokumendid või teatud tekstid, nende põhjal koostatakse ja need ka ühel momendil esitatakse. Esitatakse siis vaimulike konverentsile, esitatakse kirikukogule, kiriku avalikkusele ja siis me saame vaadata, kas me oleme nõus sellega või me ei ole nõus sellega, kas vajab miski muutumist või me pigem nagu konstanteerime, et me oleme olnud väga õigel alusel, nii usuliselt kui konfessionaalselt ja meil ei ole vaja mitte midagi muuta, aga hea on siiski iga uue põlvkonna jaoks korraks meelde tuletada, mis on meie luterlik identiteet, milline on meie arusaam teatud keerulistest küsimustest ja millised on meie seisukohad. Ikka tuleb aeg-ajalt neid ka fikseerida ja mitte tingimata siis taotleda nende muutust. Mina julgen küll täna öelda, et see kriitika on olnud utreeritud ja nähakse meis kirikujuhtidena siis selliseid hunte tallenahas, kes nüüd tegelikult, kellel on mingisugune tegeliku näha oleva agenda asemel mingisugune salaagenda, salaprogramm, mida me tahame ellu viia, et see juba räägib sellisest süvakirikust, et meil tegelikult on mingi süvakirik, kes suunab protsesse. Minul ei oleks küll selliseks asjaks aega, meil ei ole kirikus ka selleks ressursse. Nii et ma vaatan ikkagi positiivselt sellele, et me kaasame täna oma kirikut, me elavdame oma kirikut, me aktiviseerime oma kirikut, me toome ka noored juurde, mitte ainult täiskasvanud, kes meil kogudustes on juhtorganites ja sinoditel, vaid me oleme ikkagi kaasanud ka noored uue põlvkonna või järgmise kiriku põlvkonna arutelude juurde, mis minu meelest peaks aitama kirikul kasvada ja tugevneda. Ma siis nii palju võib-olla veel irriteerin, eeldades veidi lühemat vastust. Sain vihjast aru, peab lühidalt vastama. Et meie kirik, Luteri kiriku näitel on ajalooline rahvakirik, üle 100 aasta tegutsenud sellisena maailmas üks esimesi. Tõsi küll, sinna ei kuulu mitte ainult Eesti rahvusest inimesed, aga ta on eestlaste hulgas suurim kirik kodumaal ja välis Eestis või siis nii-öelda üle maailma, kus on üle 30 koguduse ja meie kiriku struktuur on siis episkopaalsynodaalne, see tähendab, et on otsitud tasakaalu vaimuliku ja nii-öelda koguduse liikme tasandil ilmiksaadikute juhtimise mudelite vahel. Ja kui sa ütlesid, et ilmiksaadikuid on sellistel synodiformaatidel nagu ka muide kirikukogus, aga ennekõike piiskopkonkursiga synodites esmakordselt enamus võrreldes vaimulikega, siis võib jääda selline nagu tekkida, ütleme, küsimus, võib-olla ka kartus või oletus, et nüüd sõltuvalt nende arvamus või vaimulaadist võib jääda kõlama sellised tõed, mis lähevad vastu kiriku õpetusega ja isegi kui me nii-öelda etendame arvamusfestivali laadset demokraatiat, siis ikkagi sõltub tulemus sellest, kelle käes on pliiats, millised on need kokkuvõtted ja kuidas neid kokkuvõtteid või tulemusi siis käsitletakse või menetletakse kiriku juba juhtorganites, piiskoplikus nõukogus, kirikukogus ja see kartus tuleneb sellest, et nagu sa ka viitad, et kindlasti on mingi sarnaselt meie
nii-öelda geograafilises asupaigas naaberkirikutes on toimunud hoiatava näitena mingid protsessid, mis võiksid kirikut lõhestada? Me võime võtta naaberkirikute mudelid teatud mõttes kõrvale ja siis mõelda, kas need mudelid üldse Eestis toimima hakkavad. Me ei tohi ära unustada, et naaberkirikutes juhtorganites, me räägime siin naabritest peaasjalikult rääkides, siis mõeldes Põhjamaa kirikutele, siis seal kirikutes on otsustajad ehk siis kirikukogu saadikud, koguduse juhtorganite saadikud valitud sinna erakondlike nimekirjade alusel, mis tähendab seda, et erakonna poliitika ongi kirikus olnud määrav. Isegi olukorras, kus enam ei ole ametlikud riigikirikud, tegelikult erakonnad määravad kirikupoliitika, muuhulgas ka kirikuõpetuse. Seda Eestis ma ei kujuta ette, et võimalik oleks. Sa viitasid rahvakirikule, me oleme üle 100 aasta olnud võimust lahus tegutsev kirik ja ma ei kujutaks ette, et meil erakonna poliitika organiseeritud kujul tuleks mõjutama kiriku otsuseid. Jah, ta mõjutab üksikisikute ja häälekate üksikisikute puhul ja siin võib ka alati küsida, et kui keegi väga häälekalt vahetult enne valimisi mingil teemal sõna hakkab võtma, et kas see on siiras või on see ka osa valimispropagandast. Ehk siis see väikene tärnike peaks nagu iga kord niisuguse joonealuse märkusena tähelepandav olema. Aga meie kirikus, kui me räägime Luteri kirikust, ei maksaks nagu seda pilti sellest kollist väga suureks maalida, ilma et me ei vaataks siis sisse, mismoodi meie kiriku struktuur on üles ehitatud. Kiriku õpetusküsimusi otsustab vaimulike konverents, mis tähendab seda, et ükskõik millisele tulemusele ka sinodid ei tule. Kui tekib küsimus, kas me peaksime hakkama kiriku õpetust muutma, siis otsustab seda vaimulike konverents. Ja loomulikult võib küsida, et kas ilmikutel on nii suur mõju, et mõjutada oma vaimulikke, või jäävad vaimulikud siis teoloogidena eeldusel, et teoloog on parem piibli tõlgendaja kui mitte teoloog, ilmik, kui vaimulikud suudavad ja tahavad seista alusel, mida nad arvavad, et on piibli alus ja mida nad usuvad, et piibli alus on ja mis on traditsiooniliselt niimoodi olnud, siis ma arvan, et ei ole maksa üldse karta mingisuguste muutuste ootamatute, selliste nagu põõsast välja hüppavate ohtlike protsesside toimumist, sellepärast et need asjad niimoodi ei käi. Aga mis on selle protsessi väärtus, on see, et võib-olla me sunnime vaimulikke, sund on võib-olla liiga tugev sõna, aga me tekitame olukorra, kus me tahame, et vaimulikud tegelikult kuuleksid ja kuulaksid, mida on ilmikutel öelda nendes küsimustes. Ja me anname ilmikutele, võiks siis öelda hääle, siis öelda seda, mida soovitakse. Aga õpetust ei ole võimalik muuta lihtsalt nende sinodite või arvamusfestivali raames, nii nagu öeldud on. Ehk siis maalida seda tonti, et nüüd hakkavad kõik asjad muutuma, siis peab vaatama ikkagi vaimulikuna otsa, kas vaimulikud, kes on teoloogilise ettevalmistusega saanud magistrikraadi ja veel pastoraalseminaris aasta otsa olnud, lisaks kokku samasugune haridus nagu ühel korralikul arstil, et kui nad siis lasevad ennast lihtsalt tuultel, mis siin ühiskonnas ringi puhuvad, ennast ära mõjutada, järelikult siis ei ole see teoloogia väga, väga tugev seal juures. Nii kutsun siis üles meie sinodi saadikuid ja vaimulikke endale kalendris tegema vabaks 30. oktoobri kuupäev, kus toimub Põhja piiskopkonna ja Tallinna piiskopkonna sinod ning 31. oktoober siis Saare Lääne piiskopkonna sinod Pärnus. Anname siinkohal võimaluse raadiokuulajatele veidi hinge tõmmata, järele mõelda räägitule ja veebisaates me siis jätkame järgmise teemaga.
tänases saates kõnetused kõnelevad peapiiskop Urmas Viilma ja teda küsitleb piiskopina Antti Toplaan. Nii on see olnud juba mitmed aastad. Sellel suvel põikasid meie saadetesse ka teised piiskopid Ove Sander ja Marko Tiitus ja neile see väga meeldis. Saame siis ülevaate meie piiskopide ja peapiiskopi tegemistest, kohtumistest ja arvamustest ja see on üks võimalus siis raadio vahendusel saada teada, mida mõtlevad meie kirikujuhid luterlikus kirikus. Ja ka luterlik kirik elamuskirikuna Eestis on koostöös ka teiste kogudustega ja võib-olla siis ja kirikutega asjata mõnikord mingis kontekstis sind, Urmas, nimetatakse ka meie peapiiskopiks üle konfessioonide piiride, pidades silmas sind kui praegust kirikute nõukogu presidenti. Aga saate eelmises lõigus mainisid sa ühte, võiks öelda, oma lemmiklastest. Kasutan sellist terminit siis mitte oma bioloogilise lapse või võimalike meie laste nimetamisel või eelistamisel, vaid kirikus protsesside käima lükkamist, mida me oleme südames kandnud ja mida oleme soovinud. Nimelt Pärnus toimus esimene Luteri kiriku noortekogu. Tegemist ei ole noortepäevadega, tegemist ei ole sellise noorte kogunemise tavaformaadiga, vaid tegemist oli koguduste ametlike esindajatega ehk delegaatidega ja vabakuulajatega 42 kogudusest. Esimest korda tulid üle maa kokku noored ja ka võtsid vastu ja kinnitasid sõnumi, mida nende valitud esindajad siis nüüd tutvustavad ka nii piiskopkonna sinoditel kui ka koguneval sügisesel kirikukogu istungil. Nii palju veel, et 2 päeva jooksul olid koos siis ligi 60 kogudust või 60 koguduste poolt valitud delegaati. Osalejad kokku oli siis üle 70 ja noortekogu eesmärgiks on siis tuua olemuslikult kokku noored üle Eesti, et teadvustada noorte rolli oma kiriku otsuste kujundamisel ja nii kodukoguduse kui ka üldkirikliku tasandil ja aktiviseerida või anda noortele hääl. Nii-öelda vanemas põlvkonnas tuletab see meelde ühte ajalehte, noorte hääl, aga väga seal kõigile nagu häält ei antud või võimalust oma artiklit avaldada, seda viga nüüd soovib kirik parandada ja noortekogu soovibki pakkuda foorumit, kus noored saavad julgelt ja selgelt väljendada oma sõnumit meie kiriku oleviku ja tuleviku kohta sellisel viisil, et see leiaks kandepinda laiemalt ELK-s ja ka tegelikult kujundada siis meie homseid, kui pidada silmas pikemat perspektiivi, aastate pärast kiriku uue põlvkonna juhte. Sa nimetasid, et see noortekogu, mis nüüd Pärnus toimus paar nädalat tagasi, oli siis, on üks minu lemmiklaps, ma lemmikuid ei nimetaks, aga tõsi on see, et ma olen viimased 2-3 aastat püüdnud mõelda ja liikuda selles suunas, kuidas siis noortele see hääl anda. Ja esimesed sammud said ju ikkagi tehtud mõni aeg tagasi, kui kirikuvalitsuse liikmete hulka tuli vaid mõned aastad üle 20 vana olev Mattias Haamer, kelle ma kirikuvalitsuse assessori kandidaadina üles seadsin ja kellele ka kirikukogu toetuse andis, siis Mattias Haameri toomine kirikuvalitsusse oli väga paljuski seotud sellega, et noore inimese enda mõtete toel ja püüdes neid võimendada siis kiriku juhtkonna poolt või kirikuvalitsuse või ka minu kui peapiiskopi poolt, luua tingimused kirikus selleks, et noortel oleks hääl, see oleks organiseeritud ja me loome tingimused selleks, või eeldused selleks, et see oleks ka kuuldud. Kas ka kuulda võetud, see on juba järgmine teema, aga et me loome kanali.
ja mis mind pani nagu selles suunas mõtlema, tegelikult ongi praegu minu ka pärast sabatit või sabati ajal nende teemade üle mõtiskledes, palvetades, ma joonistasin enese jaoks välja 2 sellist valdkonda, kuhu ma lähitulevikus tahaksin rohkem ka isiklikult panustada, need ongi meie noored ja missioon. Aga kui me mõtleme 2021. aasta rahvaloenduse tulemustele, siis Luteri kirik, olles küll suurim siis Eesti rahva hulgas või eestlaskonna hulgas, kui me täpsem oleme, oli tegelikult esindatud kõige nõrgemalt noorte hulgas vanuses 15–29 eluaastat. Ehk siis neid noori, kes rahvaloendusel vastasid, et nende jaoks on kõige omasem Luteri usk, oli kõikide teiste konfessioonidega võrreldes kõige vähem just Luteri kirikul. Ja siin peab ju küsima, et millest see tuleb ja eelkõige mitte mõtlema ja otsima süüdlast, vaid mõtlema, millised on need võimalused. Ja noortekogu, mina ise leidsin, on üks võib-olla võimalik tööriist, mida siis noorte aktiviseerimiseks ja kaasamiseks saaks kasutada. Ja nõnda ma siis Mattias Aameriga neid asju arutades teatud mõttes rääkisin oma mõtted ja ideed noorele assessorile ära ja ta oli ise innustunud ja noortekogu hakkas tööle tegelikult juba pool aastat tagasi, kui noored said siinsamas, kus me täna salvestame, Tartu pastoraadi siis ruumides kokku ja formeerus teatud mõttes initsiatiivgrupp, ajurünnakute grupp, kes hakkasid seda noortekogu ette valmistama ja sealt edasi sai see grupp juba noortekogu juhatuse volitused pärast seda, kui kiriku valitsus kinnitas nende põhikirja või kodukorra ja esimene noortekogu on nüüd korraldatud. Ma ütlen ausalt, et see oli üllatus, et tegelikult üle 40 koguduse otsustas oma delegaadi saata, et see ei olnud mitte lihtsalt ju niimoodi, et noored, kes te tahate, tulge. Me tahtsime, et noored saaksid volituse oma kogudusest. Me teatud mõttes tahtsime sundida koguduse juhatust või õpetajat mõtlema selle peale, et ma pean leidma ühe noore, vähemalt ühe noore oma kogudusest, kelle me saadame esindama meie kogudust ja ka kelle kulud me kinni maksame. Ehk siis see tähendas, et kogudus pidi panustama väga mitmel moel sellesse, et see noor leiduks ja need noored on 4 aastaks ju niimoodi nimetatud. Tõsi, saab järgmistel aastatel laiendada seda ringi ja kutsuda noori veel või nimetada juurde ja lisaks, et noortel oleks ka julgust, me innustasime saatma vabakuulajaid, et iga kogudus, kes saadab mitu noort, üks noor omab hääletamise õigust, aga teine või teised noored saavad osaleda kogu noortekogu töös, välja arvatud hääletamine. Ja see tulemus on olnud suurepärane. Noored viisid läbi ise ettevalmistatud noortekogu, 2-päevase noortekogu väga suurepäraselt. Mulle väga meeldis see, kuidas me ise ju, sina kaasa arvatud, meid eraldati eraldi töörühma, ehk siis meid kui vanema põlvkonna esindajaid ei lubatud noori segama nende töörühmades, vaid nendest vanakestest tehti oma töörühm, kes siis said oma keskel meenutada oma noorust ja seda, kuidas kiriku juurde tuldi. Ja noored töörühmades arutasid seda sama luterliku identiteedi küsimust, pühakirja tõlgendamise küsimust ja nende arutelude rühmatööde tulemusena moodustus või valmis noortekogu sõnum, mis nüüd jõuab kirikukogule ja mida noored ise tulevad kirikukogule esitlema ja see sõnum on nende koostatud ja selle sõnumi hääletamine, redigeerimine toimus kõigi noorte osalusel protsessina seal suures saalis, kus igaüks sai oma arvamust avaldada, muudatused hääletati sisse või kiideti heaks siis sõbralike muudatustena ja see oli kõik väga professionaalne. Esimene noortekogu
korraldati noorte poolt suurepäraselt, väga professionaalselt ja minul ainult süda rõõmustab tänust ja ma väga loodan, et see jätkub niimoodi ja et meie kogudused järgmistel aastatel ainult lisavad delegaate ning ka meie sinodid, piiskoplikud või praoskondlikud sinodid või ka kirikukogu võtaksid noorte koostatud sõnumit tõsiselt ja kuulaksid siis seda, mida noortel öelda on. Ehk siis noortele on antud hääl või loodud tingimused selle hääle väljendamiseks, oma mõtete väljendamiseks ja nüüd me ise peame selle eest ka seisma ka piiskoppidena, et me seda häält võimendaksime, tuletaksime meelde kogudustele, et noortel on oma sõnum olnud ja palume ka arutada seda sõnumit ka oma kogudustes. Kui siseminister Igor Taro sinuga kohtumisele tuli pusas, mille peal oli 3 lõvi, tõenäoliselt on ta osalenud ka riigikaitse kõrgematel kursustel, kus sellised riidesemed pärinevad. Võib-olla on küsimus, et kas peapiiskopiga sobib tulla kohtuma pusades, siis noortekogul märkasin küll päris paljudel noortel oma koguduse pusasid, kus oli siis kas noorkogudus või noorkirik peale kirjutatud, mis tähendab, et meie kogudustes on juba noored organiseerunud. Teiselt poolt on ka kogudusi, nagu sa kirjeldasid, siis nendes umbes 120 või kes ei olnud esindatud meie noortekogul, kus annab noori tikutulega otsida või siis see noor sellel korral lihtsalt ei saanud osaleda. Aga noortekogu, nagu sa ka nimetasid, võttis vastu sellise pikema nii-öelda sõnumi või deklaratsiooni. Meil antud aja raames võiks veidi vaadata siis sisse läbi hääletatud ja läbi arutatud noorte sõnumisse. Esimesena võiks tõsta esile siis selle identiteedi küsimuse, et mis meid siis nagu võib-olla kristlastena loomulikult me siis teatud mõttes eristume maailmast või on maailmast kutsutud välja, aga samas ka läkitatud maailma. Kui me nii-öelda oikumeeniliselt kohtume, et jah, et üks on baptisti, teine siis õigeusu, 3. katoliku, 4. luteri kogudusest, aga mis siis nagu viimaste identiteet on ja noored on siis sõnastanud selle nii, tsiteerin ja palun sinu kommentaari ühele lõigule. Teiste hulgas meid ühendavad ühine ajalugu ja traditsioon, mille pärijad oleme Eesti kirikus. Ühine piibelik teoloogiline pärand ja liturgia, mille abil saame koos korrastatud viisil teenida meie Jumalat. Liturgia on jumalateenistusi ühendav struktuur, mis loob meis turvatunde, julgustades käima erinevates kirikutes. Samas on kogudustes erineva liturgia versioonid, mis vahel võivad tekitada võõristust. On tore, et vaimulikele kogudustel on võimalus luua liturgia vastavalt oma paikkonna eripäradele. Liturgia võib siis tõlgendada ka jumalateenistuse kord. No, minu jaoks oli see isegi võib-olla üks nendest sõnumi osadest, kus ma olin positiivselt ütleme siis üllatunud. Me räägime jumalateenistuse korra ühtlustamisest meie kirikus. Just, aga ma olin nagu imestunud, et noored sellele liturgile tähelepanu pöörasid, sellepärast, et kui me vaatame konfessioonide ülest noorte läbikäimist, oikumeenilist läbikäimist, siis liturgilisi jumalateenistusi või koosolemisi toimub tegelikult üsna vähe. Ja see ongi võib-olla see koht, kus noored minu meelest tabasid ära ka selle meie identiteedi ühe olulise tunnuse. Ehk siis Luteri kirik on liturgiline kirik ja noored peavad seda oluliseks, omades siiski ka oikumeenilist kogemust, kus kasutatakse ülistuslaule ja kaasaegset muusikat ja mitte niivõrd koraale. Ja muidugi noorte tähelepanu juhtimine sellele, et see, kui kuskil toimuvad erinevad jumalateenistused erineva korra järgi, siis see tekitab teatud mõttes segadust või
samas on see rikkus. Nüüd, kui me liigume ühtlustatud jumalateenistuse korra suunas või oleme tegelikult otsustanud, et me esimesest advendist hakkame kasutama seda, siis tegelikult selle jumalateenistuse ühtlustatud korra raames jääb alles terve rida erinevaid varieerumisvõimalusi jumalateenistuse ülesehitamiseks, ehk siis see rikkus tegelikult säilib ja jumalateenistuse üldine kord oma ülesehituselt jääb igal pool samaks, ehk siis ka noored, ma usun, hakkavad erinevates kogudustes käies ära tundma, millised on need muutuvad ja millised on need muutumatud osad jumalateenistuse sees ning suudavad ka seda siis arvesse võtta. Aga mulle meeldis see, et noored liturgia tõid ühe identiteedi elemendina siis ka välja, ehk siis seal oli ka teisi asju, võib-olla mul ei ole seda teksti praegu ees, aga seal nimetati ka üldpreesterlusest räägiti seda, et me kõik tegelikult teenime siin kirikus ja mitmed muud asjad. Väljendati ka teatud muret selles, et me ei ole kõikides küsimustes sama meelt, aga leiti siiski, et ühtsus, kiriku ühtsus on oluline. Paluks siis võib-olla lühidalt kommenteerida mõningaid puudujääke või väljakutseid, mida noored on ise esile tõstnud. Sageli ütlevad nad, puudub kogudustel valmisolek noori vastu võtta ja neile ülesandeid usaldada, mistõttu jäävad paljud pärast esmast kontakti, näiteks leerikoolis läbimist koguduse jaoks kadunuks. See ongi see koht, miks ma pean väga oluliseks, et iga koguduse juhatus, vaimulikud, õnneks on läinud ka meie vaimulike listi ja koguduste listi, see noortekogu avaldus juba laiali, et nad tõesti loeksid seda, sest kirikuvalitsuse tasandilt või laste noorsootöö ühenduse tasandilt ei ole võimalik tulla korraldama iga koguduse siis noortetööd või ka seda, kuidas igas koguduses leeri järgselt või konfirmatsiooni järgselt noori kaasatakse koguduse tegevusse. Et see on see koht, kus iga kogudus ise, koguduse vaimulik ja juhatus peab vaatama ja mõtlema selle peale. Aga noored väljendavad ausalt oma mõtteid, et vahel me ka ise arutasime võiks siis öelda oma selles töörühmas ju tegelikult just seda küsimust nii-öelda eakamate ja kogenumate endiste kiriku noortena seda, et see on ka see koht, kus võib-olla me oleme kirikuna ja kogudustes nõrgad, et me ei suuda noori kaasata just nimelt pärast seda, kui nad on saanud leeritatud, ehk siis milline on noorte täiskasvanute koht meie koguduste tegevuses ja selle koha pealt mul on hea meel, et noortekogu just nimelt selle noorte täiskasvanute eagrupiga tegelema hakkab. Annab neile vastutust juurde kirikus, kaasab neid ja ma usun, et siit edaspidi kõikidel järgnevatel ka koguduse juhtorganite valimistel noorte osakaal koguduse juhtide hulgas võiks kasvada, mis tähendab seda, et noored ise, olles koguduse juhatuse või nõukogu liikmed tulevikus suurema hulgaga kui täna, hakkavad lõpuks ka ise ühel momendil muutma seda olukorda. See kõik võtab aega, et ega me ei arvagi, et see esimene noortekogu nüüd lahendab ära meie probleemid siis või vähese kaasatuse probleemid kirikus, aga kusagilt tuleb alustada ja Jumalal on aega, ehk siis meie asi on vedada seda oma vankrit selle ajaühiku jooksul, mis meile on antud ja anda siis edasi järgmistele ja küll ma olen päris veendunud, siis me näeme ka seda muutust ja kui meie ei näe, siis võib-olla meie järeltulijad, meie oma lapsed. Selle saate võib formuleerides viimast küsimust peapiiskopile siis nendin, et noorte vaatenurgast on oluline, et kirik ei jääks oma müüride vahele, vaid liiguks välja kogukonda, oleks nähtav näiteks sotsiaalmeedias,
ja samas tehes siis koostööd ka teiste kogudustega, võttes erinevaid töömeetodeid, vahendeid, väga oluline on siis väikerühmade töös, aga võib-olla rõhutatult siis noored toovad välja, et väljakutse on ka kiriku õpetuse teadvustamine, nad näevad nagu vajadust eristada baasküsimusi, milles ei tehta järeleandmisi ja sekundaarseid teemasid, kus erinevad seisukohad on võimalikud, et alati tuleb arvestada kontekstiga, et ühes väikses maakoguduses, suurtes linnades on noortetöö võimalused ja vajadused erinevad, mistõttu peab lähenema neile mitmekesiselt ja paindlikult. Minu arvates väga küpsed mõtted ja me oleme ju ka ise selle üle siin kirikus praegu arutamegi, et mis on need põhiküsimused, mis on kõrvalküsimused, kas me liiga palju tähelepanu paneme ühele või teisele nendest ja kas me liigume siis oma diskussioonidega õigel teel või hoopis jookseme ratpa. Noored on neid samu küsimusi tõstatanud, aga ma tuleks tagasi selle sinu viimase sellise tsitaadi alguse poole, ehk siis seal oli juttu sellest, milline on noorte roll tänases kirikus ja oli toodud ära see seos kübermaailmaga ehk sotsiaalmeediaga. Et siin ongi nüüd see, et kui meie kahekesi suudame Facebookis veel aktiivsed olla, siis minu aktiivsus näiteks Instagramis on juba nagu väga-väga madal. Rääkimata seda, et ma ei ole sisenenud veel TikToki või ma ei tea, millised asjad need veel olemas on. Aga see nüüd on see koht, kus noored veedavad aega koos teiste noortega ja nendest saavad missionärid seal. Mitte sina või mina ei ole noorte jaoks missionär sotsiaalmeedias või selles küberruumis, kus nad veedavad oma aega, vaid noored peavad saama aru, et see ongi, või teadvustama endale, et see ongi see koht, kus nende roll on kõige olulisem. Need väikerühmad, mis toimuvad füüsiliselt või toimuvad siis nii-öelda digitaalselt või virtuaalselt, need väikerühmad ongi need kohad, kus nemad on missionärideks oma kaaslastele selles ruumis või maailmas, kuhu meie ei oska minna või vanem põlvkond ei ole suutnud siseneda. Ja kui püüda kokku võtta, siis noorte sõnumit, mida on võimalik lugeda nii e-kirikust kui ajaleht Eesti Kiriku veebiportaalist, siis noored ka loodavad, et kogudustel on võimalus ka noori rohkem kaasata juhtorganitesse ja anda neile ka siis rohkem sõnaõigust tulevaste otsuste langetamisel koguduse, praaskonna ja üldkiriku tasandil. Meie saateaeg täna siin Tartu stuudios hakkab lõppema. Suur tänu, peapiiskop Urmas Viilma, ja palume sulle Jumala õnnistust ja tervenemist. Eks seegi aeg võib-olla on millekski hea. Õpid siis teadma, et tööd tuleb teha mõlema käega ja et me ei ole poolikud kuidagi, aga meid on loodud sellisteks, et meil on kõik vajalikud tööriistad olemas ja ka saate kontekstis on meile antud ka erinevad inimesed, vahendeid, vanused selleks, et Kristuse evangeeliumi maailmas kuulutada. Mina saatejuht Antti Topla soovin kuulajatele rahulikku päeva või õhtu jätku, olenevalt ajast, kust te meid jälgite, aga saates kõnetused kohtume taas kuu aja pärast ja siis on juba taas põhjust küsida, kus on peapiiskop käinud, mida näinud ja millised on tema kommentaarid. Õnnistusi teile ja tänan ka saate toimetajaid. Kas kõne kõnetab? Kõnetused.